kõige suurem küsimus, mida minu käest on küsitud, on selline, et miks olen mina ainuke nii-öelda peremuslamas ja miks mina pean olema ärganud ja mitte keegi mind ei mõista. Ma ütlen sulle selle kohta nii. Punkt number 1 on see, et sinu keegi valis seda kogemust kogeda. Ja igas perekonnas, igas suguvõsa on perekond. Perekond ei ole ainult ema, isa, laps ja lapsed. Perekond on terve suguvõsa. Terve suguvõsa, kõik need, kes on praegu sinu suguvõsas, on sinu perekond. Ja nüüd igasse perekonda on saadetud üks inimene seda suguvõsa äratama. Sa oled selle ise valinud. Ja ainult kõige vägevam ja ainult kõige tugevam ja ainult kõige teadlikum saab seda teha. Ja tõenäoliselt oled olnud sina juba sünnissaadik sellise teadlikuma natuuriga, aga sa oled seda alla surunud. Ja see on okei, keegi ei mõista sind, see on okei, et keegi ei saa aru sinust, see peabki nii olema, sellepärast, et sa oled mitmeid sadu ajaliine ees nendest. Ja kui nendest keegi peaks tegema seda, mida sina teed praegu, nad ei saaks sellega hakkama. Sa oled kõige suurema energiaga, kõige suurema konteineriga. Teised ei saaks sellega hakkama. Sa tulid ise siia seda kogema seda on kõige suuremad võimed selles kehastuses. Neil võivad tulla järgmises kehastuses. Nende võimed siin selles suguvõsa kehastuses oled sina see. Nüüd on see mündi, ühe mündi 2 poolt. Ühelt poolt on sul kõige suurem ja vägevam energia loomaks absoluutselt kõike, mis sa tahad. Sa võid oma energiaga liikuda ka pilvi, sest sa lihtsalt oskad. Ja see sama mündi teine pool on nüüd see, et mitte keegi ei pruugi sinust aru saada. Kõik võivad võib-olla isegi öelda sulle, et sa oled segane või et mis iganes sa tead, et sa oled tulnud siia väga-väga suure energiaga. Ükskõik, mida see sinu jaoks ei tähenda. Mõni võtab seda missioonina, mõni võtab seda sellena, et sa oskad oma energiat liigutada. Sa võid päikese hetkega pilve taha liigutada. Sa võid hetkega pilved eemale liigutada, sest sa oskad seda. Ja sa ei oska isegi seletada, kuidas sa seda teed. Siis vaadataksegi imelikult sulle. Ja see on okei, sa pead leppima sellega, et see on okei. See ei ole mitte midagi, aga miks minu suguvõsas ainult niimoodi imelikult vaadatakse? Ei, see on okei. See peabki nii olema. See peabki nii olema. Sina lihtsalt sammud edasi, sest sa oled mitmeid sadu ajaliine ees, energeetiliselt ees. On sageduse mull ja sa oled veel oma ajajoonel. Ja ajajooni on nii palju, kui on inimesi ja sagedusi on nii palju, kui on inimesi. Ja nüüd, kui see sagedus erineb väga palju sinul, kellegist teisest sinu perekonnas, kes ei mõista sind, see tähendab seda, et on sageduse erinevus ja on ajaliini erinevus ja see on okei. Nüüd, kui sa tead, et sina oled eesmineja, ei vaata sa taha ja sa ei sõltu mitte kellestki teisest. Okei? Nii, et kui sa oled täna sellises kohas, kus sa oled enesearengu teel, ärkamise teel, ükskõik kuidas sa seda ei nimeta, siis tea, et sa oled eesmineja. Sa oledki eesmineja ja 99% inimesi, räägime siis praegu sinu perekonnast, ei peagi sinust aru saama. Ärkavad üksikud. On ju? Aga see, et sa ei ole neid tulnud siia justkui äratama. Nad ärkavad ise, kui sina lähed ees, aga sa ei vahi taha. Ei pea vahtima taha ja neid kangutama, muutma. Ühelt poolt jah, sa oled tulnud neid äratama, aga teiselt poolt see pole sinu asi. Sina liigu edasi oma teerajal, oma ajajoonel, kõik. Igaühe vastutus on ärgata ise.